Hei hopsti, see väike video on nüüd rohkem tehnikanohikutele. Panen kommentaari eelmise videolingi, kus vaatasime täpselt sedasama infrapuna LED-lampi, valgusspektrit ja võrdlesime siis Hõõgnik-Pirniga. Selles videos vaatame EMF-i ehk madalsageduslikku elektrivälja ja valguse värelust ehk flickerit. Praegu ei ole LED-lamp vooluvõrgus, ilus ümmargune 0 ja võtame umbes 20 sentimeetri kauguselt. Ja umbes 20 sentimeetri kauguselt üsna tugevat elektrivälja. 30 sendi kauguselt ja nagu panete tähele, siis lamp ei pea ka põlema, kui ta on lihtsalt vooluvõrgus. 50 sentimeetri kauguselt ja 70 sentimeetri kauguselt, et selle infrapuna LED-lambi madalsageduslik elektriväli ulatub päris kaugele. Tehnilise lahendusega on võimalik LED-lambist tugev väli eemaldada. Tehnilisi lahendusi tehku ikka oma ala spetsialist, sest see on seotud elektri ohutuse ja seadme ohutusega. Aga vaatame värelust. Värelus põhimõtteliselt tähendab seda, et valgus tegelikult vilgub kiiresti või pulseerib, kuigi seda me silmaga ei näe. Ja kes seda ei tea, siis aju töötleb infot ja alles siis me näeme. Nägemisprotsess meie ajus võtab aega circa 10-100 millisekundit. Et me näeme reaalsust väikse viivitusega. Oscilloskoop on nagu tavaline voltmeeter, millega näeme signaalide dimensiooni. Aga vaatame värelust. Sondi üks ots läheb anoodi külge ja sond läheb 47 kiloomi takistile. Ja siis muud ei ole midagi, et siis tuleb minna valgusele lähedale. Ja oscilloskoop juba näitabki meile pilti. Et mida siis täpsemalt? See siin ongi värelus. Me saame minna sügavamale sisse ja vaadata. Ja selline ta on. Et värelus toimub kuskil 2-5 kHz juures. Millegipärast on sellel lambil veel selline funktsioon, et kui lülitad, teeb mingid vilgutusi. Ei tea, miks see veel peaks hea olema. Ja oscilloskoobi pealt on ka siis sama hästi näha. Ja samuti on väreluse kohta erinevat informatsiooni, et kiire värelus võib põhjustada silmade kiiremat väsimust, peavalu, ebamugavust, ärevust ja nii edasi. Ostes igasuguseid tervisevidinaid tuleks olla veidi teadlik, et siis selle konkreetse lambi puhul tootja lubab igasugust ilusat juttu, aga reaalsus on see, et see infrapuna lamp põhimõtteliselt ei tee infrapuna, teeb tugevat madalsageduslikku elektrivälja ja lisaks sellele on valguse värelus. Ole teadlik!